Tere, mina olen Marko Matvere ja te vaatate keskkonnasaadet Jälg. Viimasel ajal tundub, et kui me räägime rohelisest tulevikust, siis me mõtleme taastuvenergiat. Ja kui me räägime taastuvenergiast, siis tõenäoliselt me mõtleme tuulegeneraatoreid. Oma tõetera on siin sees, sest just nimelt tuuleenergiast loodetakse Eestile suurt hüpet rohelisse tulevikku ja energiasõltumatust. Kuidas panustab teemasse taastuvenergia ettevõtja Enefit Green? Tänases erisaates just nimelt uurimegi. On ju vana tõde, et aeg-ajalt tuleb tervikpildi nägemiseks fookuspunktist pisut eemalduda. Seepärast alustame tänast saadet hoopis Leedust. Leedu muuseas on Baltikumi tuuleenergia esiriik. Me oleme otsapidi Šilales, Eesti riigi piirist umbes 5 tunni autosõidu kaugusel ja ma saan teile näidata, kuidas käib päriselt ühe tuulepargi ehitamine. Ja need labad siin tunduvad tuulikute küljes väga suured, aga päriselus täitsa lõpp väga suured. This is the blade, so this is the one that is actually spinning and creating energy, simply saying. How tall is it? It really depends on the turbine because the bigger the blade is, like more power it has to spin. So we calculate more in diameter of the rotor, so like this, and this one is 138. So the hub height here is 131 meter, and the total is gonna be up to 200. In 1 year, this park will produce approximately 160 gigawatt hours. So that should be enough to support like around 50-55,000 of households. Enefit Greenile kuulub praegu 22 tuuleparki 165 tuulikuga. Osad neist asuvad Eestis, osad Leedus. Tuuleparkide koguvõimsus on 398 megavatti ning kokku toodetakse aastas ligi 1 teravatt-tundi elektrit. See jätab põlevkivist toodetud elektriga võrreldes õhku paiskamata pea 1 miljon tonni CO2 heitmeid. Lisaks Leedule ehitab ettevõtte uusi tuuleparke ka Soomes ning üle pika aja taas kodumaal. Me arendame ka välismaal, sest ainult Eestis arendades ehitaks me neid tuuleparke väga pika aja järel. Et ka Eestis ühtegi suuremat tuuleparki nüüd 10 aastat ei olegi püsti pandud. Need põhjused on erinevaid, et küll ka see, et Eesti riik võib-olla ka ise ei tähtsustanud tuuleenergia arendamist mingi aeg nii palju. Ja nüüd on ikkagi aru saadud, et tuuleenergiasse on vaja väga palju panustada. Ja ka Eestisse hakkab tekkima uusi tuuleparke. Et üks tuulepark meil praegu on juba ehituses Purtses, et 5 tuulikut. Et loodetavasti hakkame tootma juba järgmisest alguses. Selle aasta lõpus loodetavasti teeme ära ka investeerimisotsuse meie Tootsi Sopi tuulepargile, kuhu tuleb 38 tuulikut. Ja seal me toodaksime juba sama palju taastuvelektrit, kui me kõikidest, mitte meie, vaid kõik Eesti tuulikud kokku toodavad praegu. Seega lähiaastatel on oodata väga suurt kasvu. Ja me pole üksi, et ka teised arendavad. See pole olnud huvi. See pole olnud huvi ja see pole olnud riiklik prioriteet ja isegi vastupidi, et miskil põhjusel on öeldud seda, et kui me teeme hulka kaableid ja ühendame ennast igal pool ära, siis meil endal pole toota tarvis midagi. Ja nimesid nimetamata on siuke poliitika olnud tegelikult vale. Suures pildis, kui ideaalses maailmas pole ju oluline, kus kohast toodetakse taastuvenergiat ja võikski kuskil mujal toota, me võiksime rahulikult tarbida, kui me oleksime väga jõukad ja millegi eest välja maksaksime. Aga realistlikus maailmas ja siuksel mõistlikul riigil tuleb endal toota vähemalt nii palju, kui ta ise tarbib. Ta ei saa seda ehk igal hetkel toota, aga summa summarum läbi aasta lõikes tuleks ta nii palju toota ja targalt siis neid hetki katta, kus tal seda võtta ei ole, kas siis salvestusega või vettpidavate kokkulepetega heade naabritega. Leedu juba kuskil 5-6 aastat tagasi sai aru, et neil on elektrienergiat vaja
ja nad nägidki, et tuuleenergia on see viis, kuidas seda elektrienergiat saada kõige paremini. I think it's mostly because we have more area, like it's a lot of people live in the cities, so the rural areas are quite empty, so we have quite a lot of space. And of course the government is supporting and we are cooperating and helping each other. So people are in general quite understanding and they know that like this is the future, like this. Yeah. People in general quite cooperative with it. Ja miks need leedukad tahavad ka Enefit Greeni tuuleparke on just sellepärast, et Enefit Green on börsiettevõte. Ehk et iga leedukas saab osta meie aktsiaid ja saab ka öelda seda, et üks Leedu tuulik näiteks kuulub ka päriselt leedulastele. Ja lätlased on samamoodi Enefit Greeni aktsiaid ostnud ja see annab inimestele kindluse, et neil on pikaajaliselt elektrienergia olemas. No. Mis imefirma see Enefit Green siis on? Ma mõtlen, et kas lätlastel, leedulastel, poolakatel ei ole endil sellist analoogset firmat, mis ehitaks sinna tänna tuuleparke? No kindlasti on neil endal ka ettevõtteid ja mitte ainult siin kodumaised ettevõtteid, vaid suured Euroopa ettevõtted tulevad samamoodi meil Baltikumi turule. Kuid Enefit Greenina me oleme olnud üks esimesi. Me oleme 2002. aastast endal masinad püsti pannud, samamoodi väga hea tuulega asukohta nagu Virtsu. Ja Enefit Greenina me oleme Baltikumis esimene, kes pikendab oma masinate eluigasid. Et tuuletehnoloogia nüüd ajas nii palju edasi arenenud, et 2002 paigaldatud masin tänaseks 2022. aastaks on 20 aastat vana ja masinate seisukord me oleme neid nii hästi hooldanud, et me suudame nende masinatega toota veel 10 aastat edasi elektrienergiat. See tegelikult annab meile 10 järgmist aastat veel soodsamat elektrienergiat, sest me ei pea uuesti praegu investeerima. Mida aeg edasi, seda vägevamaks, aga ka ökonoomsemaks ja keskkonnasõbralikumaks tuulegeneraatorid muutuvad. Teadlased on välja toonud, et ühe kaasaegse generaatori valmistamisel tekkinud keskkonnajalajälg teenib end tasa juba tuuliku 9-kuise tööperioodi jooksul. So when we get the turbines, we expect them to be active at least 25 to 30 years. Now, like with the new models, the manufacturers are increasing the time. They are saying that it's going to be up to 35, and in the future it could be even longer. It just you have to maintain it well and it's going to operate fine. Tuulik on üks generaator ja generaatori töö põhimõte on käia nii-öelda ringi ja siis toimubki elektrimagnetväljaste elektrienergia tootmine. Kuid nii-öelda tavainimese jaoks on vast kõige lihtsam on öelda seda näidet, purjeka näide. Kuidas üks purjekas töötab? Purjekas töötab tuulega ja võimalikult suure purjepinnaga, et mida suurem purjekas, seda suurem purjepind ja täpselt samamoodi on tuulikutega, et mida kõrgem on mast, seda pikemalt saab panna labad, ehk on seda suurem on purjepind, et ta kogub seda tuult ja sellest suurest tuulekogusest saab toota ka tegelikult suure koguse elektrienergiat. Ma olen varem harvesteriga võtnud maha puud. Ma olen ühe korra sõitnud mitmekümne tonnise reach-deckeriga, aga see siin ületab nagu absoluutselt kõik, mida ma kunagi olen juhtinud. See on 147 meetrine kraana, mida mina kohe liigutama hakkan. How much does it weigh? 600 tons! Ma hakkan nüüd selle 600 tonnise kraanaga tagurdama. Ja let's go. Ainult üks väike jalaliigutus ja 600 tonni liigub minu all. Issand jumal, ma tahan, kui ma suureks saan, siis ma hakkan kraanajuhiks. I would so like to lift something. Tuuleparkide püstitamine sõltub lugematutest erinevatest teguritest ja võtab aastaid aega. Riigi huvi, keskkonnamõjude hindamised, planeeringud, maa omandamised, suhted kohalikega, taristu loomine, tuulikute tellimine ja transport. Isegi tuulekiirus on tuuliku püstitamisel ülitähtis tegur. Päeval, mil jälg Šilale 2 tuuleparki uudistamas käis, oli võimsate juppide püstipanemiseks liiga tuuline. Puhus 11 meetrit sekundis. How long does it take to actually put it up, like when you have prepared everything and just to install it? In the perfect weather conditions, I think you could do it in a week. Wow. Yes. And how heavy is the whole thing, do you know?
Approximately 250 tons. No riik on seadnud praegu eesmärgiks, et aastaks 2030 me toodame sama palju taastuvenergiat, kui me tarbime. Kas see on realistlik? Jah, see on realistlik soojuse, jahutuse ja elektri osas. Sa küsisid energia kohta. Energia sisaldab ka transpordikütuseid. Transpordikütuste kohta see reaalne ei ole. Soojuse jahutusega oleme me juba praegu päris kaugel. Elektri koha pealt on väga palju teha. Jõuab. See on ju tegelikult niivõrd lühikene aeg. Ei ole. Maismaa tuulepargi rajamine normaalse menetlusaja juures ja siis, kui administratiivsed raskusi väga palju ei ole, võiks võtta siuke 4 aastat, 4-5. Ja reaalne ehitusaeg oleks siuke praeguste teadmiste põhjal, parimate teadmiste põhjal siuke 18-20 kuud. Ehk siis see, kui sul on paberid korras, raha olemas, ehitus käes, ehitusload käes ja üks oluline asi ka, et jupid tellitud. Ja tõepoolest. Juppide tellimuse peale läheb konkurss suureks lähiajal ja seda ei saa mitte alahinnata. Praegu on olnud nii, et juppe on pigem saada olnud ja meil on pigem menetlustoimingud ja igasugused protseduurid asja venitanud. Aga ütleme nii, et kui protseduuridest saame üle ja riik seda tõesti tahab ja riigi abil teeme selle protseduuride aja näiteks 2-aastaseks, siis pane sinna 2 aastale 18-20 kuud juurde, siis see on see, millega sa selle tuulepargi maismaa pealt kätte saad ja tõesti mõistliku hinnaga. Selge on see, et tuuleparke nii maismaale kui merregi hakkab lähiaastatel kerkima nagu seeni peale vihma. Ja see teeb inimesed, kelle kodude lähedusse tuulikuid planeeritakse üsna tundlikuks. Tervitus, mina Marko. Tervist, Erik. Erik, mis asi sul käes on? Mis asi see on sul? Käes on siis nimelt VR-prillid ja need lubavad siis meil inimestele näidata, millised hakkaksid nägema tuulepargid inimeste enda elukeskkonnas. Ehk siis lihtsalt öeldes, lähme koha peale, teeme pildi, me teeme video, lisame sinna tuulikud. Lõppefekt on siis selline, et me saame minna näiteks kas inimese enda juurde või siis arenduse kogukonna koosolekule, anda prillid, öelda nii, siin on sulle tuttav asukoht, sa oled siin varem käinud, kui sa nüüd paned prillid ette, nüüd sa näed, mis seal lisandub. Ja tihti inimesed ütlevad, et need puud ikkagi on päris kõrged ja need tuulikud ei võta kogu tähelepanu ära. See on meid kindlasti väga palju edasi aidanud. Ossa pagan. Ja kus selline siis on tehtud see konkreetne koht, kus me seisame? Hetkel sa siis asud Põltsamaas Tõivere piirkonnas ja näed siis 270-meetrise tipukõrgusega tuulikud ja nende eeldatav nivivõimsus võiks olla umbes 6 või 7 megavatti. Kuule, see on ju puhta fantastiline lugu, mis ma praegu näen. Et hetkel kõige lähem tuulik peaks asuma sinust umbes 1,5 kilomeetri kaugusel. Ehk siis ega inimesed enda kodust naljalt lähemat vaatepilti siis ei saagi tuulepargile. Et kõige suurem mure on ikkagi hirm müra ees, et kui palju see müra tekitab. Samuti paljud ütleb, neile ei meeldi see, kuidas tuulik välja näeb. See on subjektiivne hinnang, et kas sulle meeldib see, et sa näed seda või mitte. Kuid tihti on ka see, et kui on ikkagi kõrghaljastus kui ka su kodu ümber, siis see tuulik sulle väga palju näha ei jää. Kindlasti on kohti, kus see tuulik on näha, sest tänapäevased tuulikud küündivad juba pea 300 meetri tipu kõrguseni, et siis laba kõige kõrgem tipp. Natuke nagu kargetakse seda. Ja üks põhjus on ka see, et me ei olegi 10 aastat suuri tuuleparke ehitanud. Seetõttu inimestel puudub see kogemus, et me ei saa võtta neid bussi peale ja minnagi näiteks Pärnumaale ja öelda, et vaadake, see võiks olla teie kodukandis ja see ei ole mitte midagi hirmsat. Samamoodi uuritakse, kas tuulikute püstitamine võib süstemaatilise päikese varjutamise tõttu vähendada viljasaagikust või kuidas mõjutab tuulepark mobiililevi. Üks aspekt, millest on vähe räägitud, on see, et tuuleenergia üks mõjur on olnud riigikaitse. Mida see tähendab? Radarid ei suuda töötada väidetavalt siis, kui tuulikud töötavad, väga lihtsustatud öeldes. Ja kuna radarid peavad töötama, siis teatud piirkondades, kus radarid töötasid, tuulikuid panna ei lubatud. See on väga lihtsalt öeldud. Ja need piirkonnad on üllatavalt suured, see on tõenäoliselt paljudele üllatuseks. Aga mis see lahendus siis on siin? Kas kõrgemad radarid või madalamad tuulikud? No, ütleme võimekamad radarid ilmselt ja selle on Kaitseministeeriumiga lahendanud. Aga kuidas seda tuleb teha? Mõistlikul moel tuleb teha seda niimoodi, et Kaitseministeerium peabki ütlema, et meil on see lahendus olemas ja ärme teeme asju nüüd üksteise järgnevuses.
või seda ei pea mitte Kaitseministeerium ütlema, vaid valitsus Kaitseministeeriumile, vaid teeme nii, et teie teete oma asja ja tuulikumehed teevad oma asju, aga nad teevad paralleelselt. Aga praegu meil, miks on need protsessid nii pikad, on see, et nad on pandud järgnevusse. Ka siis, kui neil ei ole põhjendust järgnevuses olla. Nad saaksid olla paralleelselt, see võimaldabki lühendada. Seda ei tähenda, et midagi peaks halvasti tegema või päris tegemata jätma. Keegi ei nõua ju seda. Ja õnnekombel on praegu nüüd see taastuvenergia audit, mis Riigikantselei poolt tellitud sai, võtnud arvesse enam-vähem 80% nendest ettepanekutest, mida on vaja ja mis ka kattuvad siis roheenergia teekaardiga. No hiljaaegu kehtestati tuuliku taluvuse või talumise tasu, mis asi see on ja mida see endast kujutab? Vabariigi Valitsus kehtestas seaduse tasandil siis tasu, mida meie arendajad, kui me hakkame juba tuulikuparki ehitama, peame hakkama maksma kohalikule kogukonnale. Ja kui ta valmis saab, siis me maksame veel rohkem. Ja see on selline tasu, mis siis lähebki kohaliku omavalitsusele ja ta läheb ka lähedal olevatele inimestele. Et olenevalt siis tuuliku tipukõrgusest, et seal on piir on 250 meetrit, on ta siis kas 2 kilomeetrit tuulikust elumajani või siis 3 kilomeetrit. Et kui tuuliku tipukõrgus on üle 250 meetri või 250 meetrit, siis 3 kilomeetrit sellest tuulikust omades elumaja hakkad sa saama kohalikku kasu. Ja meie siis maksame põhimõtteliselt 0,7–1% oma käibest siis kohaliku omavalitsusele ja sellest pool jagab ta nende inimeste vahel ära, kes on seal raadiuses ja pool jätab endale, et siis edendadagi kohalikku elu. See tasu suurus, et ka seal on ülempiir pandud, et kui meil ongi suurem park, vähem elumaju, et siis inimene võib saada kuni 6-kordse palga alammäära, mis hetkel on umbes 4000 eurot. Et on ka kindlasti kohti, kus inimesed seda maksimummäära ei saa, kuid sellegi poolest, kui me räägime juba 4000 eurost, mis võiks inimesele tulla rahakott iga aasta, siis see on märkimisväärne summa, mis kindlasti aitaks leevendada ka kõrgeid elektrihindasid, mida me praegu näeme. Enefit Green plaanib oma taastuvenergia tootmist lähiaastatel suurendada lausa 4 korda. Kuigi eesmärgi täitmiseks on maismaal lisaks tuuleparkide loomisele oluline roll ka päikeseenergial, arendab emaettevõtte Eesti Energia avamere tuuleparki Liivilahes ning Enefit Green teist parki Hiiu väinas. Ajaliselt me näeme, et ta võiks tulla natukene paar aastat hiljem kui Liivilahe mere tuulepark, kuna seal meil lihtsalt planeerimisprotsess võtab natuke kauem aega. Kas on mingi vahe ka maismaa tuuleparkidel ja mere tuuleparkidel? Ma mõtlen, see seadeldis ise vist on üks ja see sama või ei ole? Oma olemuselt füüsika on sama. Et merel on tuulekiirus natukene kõrgem ja natukene stabiilsem, mis siis tagabki selle, et me saame ühtlasemat elektrienergiat sealt läbi aasta. Et praegu siis tuulikud, mis merele pannakse, ongi 15–16 megavatti umbes. Me näeme ise, et umbes 5 aasta pärast võiks need juba 20 megavatti olla. Ja maismaal hetkel on umbes 6 megavatised tuulikud ja 2–3 aasta pärast ilmselt juba 8 megavatti, et kõik kasvavad ja muutuvad aina suuremaks. Mida võimsam on tuulik, seda rohkem voolu ta toodab ja selge on see, et võimsaid tuulikuid peab vähem püstitama. See tähendab väiksemat mõju ka keskkonnale. Oletame nüüd, et mina olen üks Eesti külamees, kelle kodukoht, kus on elanud kõik tema esivanemad, asub kenas paigas kuskil ranniku lähedal ja nüüd te helistate mulle või kirjutate või tulete kohale, et nüüd tuleb siia üks park, et kumba mina peaksin siis emotsionaalsel tasemel või ka ratsionaalsel eelistama, kas maismaaparki või mereparki. Kas on seal mingi vahe? Kas on seal mingisugune loogika selles mõttes, et minu kui tulevase taluja suhtes? Kui see tuulik tuleb nüüd konkreetselt selle maaomaniku maale, siis kindlasti hüved on suuremad, kuna temal on õigus saada ka renditasu selle maa rendi eest. Et mereala kuulub riigile, et riik hakkab siis saama hoonestusõiguse tasu. Teine pool on siis seesama kohalik kasumeede, kus siis, kui ta on selle tuuliku lähedal, siis samuti üksik isikuna tekitab õigus seda kohalikku tasu saada. Ehk siis maismaa tuulik selles mõttes oleks talle parem. Küll see kohalik kasu laieneb ka meretuuleparkidele, kuid seal on ainult kohalik omavalitsus see, kes saab siis seda hüve ja kohalik omavalitsus tegelikult töötab ka meie inimeste heaks,
et selles mõttes on natuke filosoofiline küsimus, et kumba sa eelistad, et kas raha läheb kõigile kasutamiseks või tuleb ainult mulle. Aga teine pool on see, et me teame praegu, et maismaal tuulikute tegemine on ikkagi odav. Et ühiskonnana tasuks meil teha maismaal veel neid tuuleparke, et me saaksime odavama elektrienergia ja liikuda järk-järgult ka merele, sest merel on meil võimalik teha väga palju tuuleenergiat korraga. Et üks suur tuulepark ikkagi annab pool kogu Eesti elektritarbimisest. Meil võib nii-öelda mõlemat eelistada ja järk-järgult. Meretuuleenergia 1 megavatt maksab umbes 2,5 kuni 3 miljonit eurot. Et oluliselt rohkem kui maismaal. Et maismaal me praegu saame umbes 1 miljoni euroga megavatti kohta hakkama. Ja 1000 megavatti tähendab siis umbes 2,5 kuni 3 miljardit eurot, mis on märkimisväärne investeering, eriti veel Eesti kontekstis. No tavalise elektrikasutajana ma tegelikult ei mõtle, et kui ma panen tule põlema, kui palju maksab meretuulepargis, päikesepargis või siis maismaa tuulepargis toodetud elektri megavatt-tund, kas siin on mingi hinnavahe ka? On hinnavahe kindlasti ja see sõltub 2 asjast. Sõltub sellest, palju maksab selle rajamine ja kui palju osa aastast ta töötab. Ja need erinevused on suurusjärgulised. Miks meile praegu palju neid päikseparke on rajatud, on üks lihtne asi, et installeeritud ühe võimsusühiku kohta on see kõige odavam. Aga meretuulepark on töös 4600 kuni 4800 tundi aastas. Maismaa tuulepark kuskil 3300-3500 tundi aastas. See on umbes kolmandiku võrra vähem. Ja päikesepark kõigest 1000. Ehk siis 4,5 korda vähem. Nii et teoreetiliselt sa peaksid selle päikesepargi hinna korrutama 4,5-ga. Ehk siis kui nad kõik on juba olemas ja valmis, siis need hinnavahed kaovad vähemaks. Kas see võib olla nüüd kokkuvõttes, kui me räägime siin suurest taastuvenergia hüppest aastaks 2030, tähendabki seda, et meil on sinnamaani nagu see elektri hind ikka võrdlemisi kõrge. Ja siis, kui nüüd ühel hetkel tuulepargid hakkavad undama, siis meie elektri hind tarbijale lihtsalt väheneb. Ka siiski mina ei saa rõõmustada, et 3 aastat on see pigem kalli poolt. Ja siis ta ei lähe ka üliodavaks, et ta saavutab mingisuguse stabiilsuse, aga see 3 aastat võiks olla siuke periood, kus kõik saavad aru, et elekter on kallis ja energia on kallis ja lihtsalt säästavad seda. Ja siis ta tuleb veel rohkem alla, sest meil on teda vähem tarvis. Ei teagi, kas tuulepargi loojatele peaks soovima tuult tiibadesse või hoopis tuult labadesse. See selleks, meie kohtume teiega jälle järgmisel nädalal ja võtame arutluse alla uued teemad, hoopis teistsugused teemad, mis meie kõigi rohelist tulevikku sillutavad. Kohtumiseni!